Täna on meil saates rahvusvahelise Marimo Fashion moemaja asutaja ning 13-aastase kogemusega ettevõtja. Naine, kes moemaja toimetuste kõrvalt on olnud õppejõud 3 kõrgkoolis, küpsetanud oma laste sünnipäevakogid ise ning täidab oma tassikest läbi hommikuste jooksude ja varajaste ärkamistega. Mari-Liis on abikaasa ja 3 lapse ema, kes räägib, kuidas iga lapsega on tema ettevõte alati kasvanud. Kuidas lapsed on õnnelikkuse peeglid, miks abi küsimine ja perevõrgustiku kasvatamine on oluline ja miks oma ambitsioonikate eesmärkide täitmine on esmaoluline ka pere kõrvalt. Väga tore, Mari-Liis, et oled meile siia täna saatesse tulnud. Liitsid aja. Mari-Liis on väga toimekas naisterahvas meil. Et mida Mari-Liis küll kõike päeva jooksul ei jõua teha, mulle tundub. Aga räägi, Mari-Liis, natukene, et milline on sinu lugu? Kuidas sa alustasid Marimoga, et mis on sinu ettevõtlusega taust? Mul oli unistus oma rõivabrändist siis juba päris ammu. Et ma ise mäletan, et see hästi konkreetseks või selliseks väga kindlaks sai keskkooli ajal. Mõned allikad väidavad, et see oli mul juba põhikoolis võimalik. Ma nii täpselt ei mäleta. Ma tean, et keskkoolis see lihtsalt nagu sai järjest indu juurde, sest ma sain osaleda erinevatel moeshowdel, see läks hästi ja tekkisid juba nii-öelda sõbrannadest või tuttavatest kliendid ja siis niimoodi see visioon kasvas. Ja kui ma lõpetasin ülikooli, siis oli selline sügav majanduskriisi aeg, et tegelikult ei olnud väga tööd leida ja ma küll kandideerisin ja olin seal erinevatel konkurssidel selle viimase kõige parema kandidaadi seas, aga tavaliselt valiti siis see, kellel oli 10 aastat töökogemust samas valdkonnas, millest ma saan nagu tegelikult väga hästi aru, aga too hetk siis oligi see otsustamise koht, et kas ma siis nüüd alustan või siis ma lükkan edasi ja kuna nagu oligi raske aeg lihtsalt, siis tundus nagu loogilisem lihtsalt seda oma unistust nagu tegema hakata. Et algne mõte mul oli see, et ma veel saan kogemusi natuke ja nii, aga jah, et siis ma otsustasin, et ei, et hakkame toimetama ja nii see siis läks, et see oli siis 2010 aastal. Hakkame toimetama. Kas sul oli juba siis kaasamõtlejaid? Mul oli nii, et too moment, kui ma alustasin, siis oli küll nii jah, et ega ma ju ettevõtlusest selles mõttes ei teadnud liiga palju ja just, et kuidas siis seda teed täpselt käima hakata, milliseid samme esimesena astuda, et siis tänu ühele sõbrale siis sain tuttavaks tema ülikoolikaaslastega, kes toimetasid erinevate ettevõtetega, kes oli mentor, kes tegi oma ettevõtet, eks ju, ja sealt siis ma sain päris palju tuge, leidsin ka oma esimese mentori, kellest siis tänaseks on saanud minu abikaasa ja meie 3 lapse isa. Väga vinge olete siis mingil määral ka üheskoos seda teekonda siis siin ka läbinud. Absoluutselt ja, et selles mõttes algul oligi ma just millalgi mõtlesin ka, et ma täpselt ei mäleta, et vist olid meil need mentorkohtumised 2 nädala tagant. Need olid hästi inspireerivad, selles mõttes, et Raido oskas küsida neid õigeid küsimusi, et ta ei öelnud mulle ette, vaid ta küsis küsimusi, et ma ise siis mõtleksin, eks ju, et mis ma nagu tegema pean. Ja alati tuled sealt ära, et ühtepidi oled justkui nagu ära tümitatud selles mõttes, et nagu, et need ja need asjad oleks võinud juba tehtud olla või et peaks seda tegema. Aga teisalt oli see hästi inspireeriv, et saad et keegi aitab sul nii-öelda jõuda selleni, mis need sammud on ja mis need õiged sammud on, sest et sa võid muidu teha, aga tegelikult ei tule tulemust, eks ju, kui sa ei tee õigeid asju. Ja siis Raido aitas tegelikult selle algse nii-öelda tiimi minu ümber ka ehitada, et nendest inimestest siis on tänaseks saanud Marimo osanikud, eks ju, et nemad küll igapäevatiimis enam ei tööta kaasa, ei toimeta, aga meil ikkagi kord kuus on selline osanike koosolek, kus me siis nagu vaatame üle, kus suunas me praegu liigume ja mis seisud on, et selles mõttes nad on kogu aeg olnud jõu ja nõuga siis tegelikult toeks ja abiks. Kes on Marimo klient, oskaksid sa seda võib-olla mõne lausega kokku võtta, et kas ta erineb ka väga palju sellest, kes oli algselt su klient või kelleks ta on täna kujunenud? Tegelikult väga palju ei erine, selles mõttes, et loomulikult on mingi hulk inimesi, kes on võib-olla vahepeal nii-öelda tagant ära kukkunud nagu klientidena ja siis on uue tasemele tulnud. Aga mul ikkagi algselt oli see visioon, et see inimene, see naine, kes kannab Marimo toodet,
on ise ennast üles töötanud naisterahvas selline juhtival positsioonil. Täna ongi meil väga palju on advokaate, notareid, ettevõtjaid, osakonnajuhte, ja kõik on sellised naised, kes ikkagi ise tulevad, et kuigi on selline butiik ja ateljee ja kõrgmood, et meil ei ole selliseid naisi, kes tuleksid mees kaasas ja siis mees maksab, et seda nagu tegelikult üli harva, kui juhtub üldse. Et ta on hästi siuke teadlik inimene. Ja täiesti ise siuke eneseteadlik naisterahvas, et ta ise teeb ka otsuse ja see mulle hästi meeldib, sest tegelikult mulle väga ei meeldi need situatsioonid, kus tuleb naine nagu kas sõbrannadega koos või mehega koos ja siis tegelikult mul ei oleks selle vastu muidu mitte midagi, see on alati tore nagu seltskonna mõttes ja nii, aga lihtsalt ma näen, kuidas igal inimesel on siis oma arvamus, mida tema peaks kandma ja siis tegelikult see inimene, kes siis otsib endale toodet, tema satub segadusse lõpuks, et mis siis see otsus on, mis ta peaks tegema ja siis ta tihti ei pruugi seda otsust teha enam enda soovist lähtuvalt, vaid võtab kõiki neid teisi soove arvesse ja siis tegelikult lõpptulemus võib olla see, et ta ei ole rahul selle tootega või selle valikuga. Kas sa näed, et Eesti klient on nagu lojaalne siis mingile teatud stiilile või ka tema on kutsunud rohkem sellist vaba aja hõngu? Et ma tean, kuna ma ise olen Skandinaavias pikalt elanud, siis seal on väga populaarne mix match'ida, eks ju. Et sul ongi väga klassikaline, aga samas on väga õhuline, selline kerge stiil. Et kas sa näed, kuidas Eesti klient või Eesti naine, kuidas ta on? Et kas ta ka ajas muutub koos selle kollektsiooniga? Ikka muutub ja selles mõttes, et meil on inimesi, kes on ju ikkagi suhteliselt näiteks algusajast nagu kaasa tulnud ja minu kollektsioonid on ju ajaga muutunud, eks ju. Ja samamoodi ka see, et ikkagi me näitame ise päris palju neid nippe, kuidas erinevaid tooteid kanda. Me läheme ka ju järjest julgemaks, et me katsetame ka ju, et annamegi seda nõu nii, et endal oleks ka ikka põnev. Ja tegelikult on näha, et inimesed võtavad sealt hästi palju šnitti ja võtavad neid mõtteid, ideid üle, et just mäletan ühes proovis üks klient, kes on ise selline suhteliselt nagu klassikaline, reserveeritud ja siis ta tuli ühtede saabastega, et mõtlesin, nii ägedad, sobivad hästi kokku. Ja ma vaatasin teie seda videot sealt selle järgi. Läksin otsisin endale, et selles suhtes on nii palju neid asju, et me tõesti nagu kuuleme klientidelt ja et kes on ise ka, osad naised on nagu, nad ise teevad research'i, nad nagu tõesti teavad, vaata, mis on moes, kuidas kanda, kõik nagu õiged terminid on, eks ju, teada ja sellised naised ka ütlevad, et aga ikkagi on nii inspireeriv neid teie asju vaadata, et mis sest, et ma palju tean, aga ikkagi sain jälle uue nipi, eks, et selles mõttes kõik see on nagu muutunud, et peabki inimesele andma sükest nagu päris väärtuslikku sisu, eks ju, väärtuslikku teavet, et kuidas siis kanda ühte toodet. Ja see kõik tegelikult algas kuidagi sellest, et meil oli üks pitsseelik kollektsioonis, pliiatseelik, hästi kena, hästi sellisest ilusast, kvaliteetsest, õrnroosast pitsist tehtud ja tõesti selline luksuslik. Ja inimesed käisid, vaatasid, muidu kiibitsesid seda seal stange peal, aga väga paljud osta ei julgenud. Ja see põhiline lause oli see, et aga kuhu mina sellega lähen? Et kus mul seda kanda on? Ja ma ise kandsin seda seelikut too aeg põhimõtteliselt nagu igapäevases elus kogu aeg, eks ju, tennistega, T-särgiga, siis panin jällegi kristallidega vöö, musta topi, mustad sukad, kontsakingad, hästi pidulik, et teda saab nagu aasta ringi kanda. Ja siis ühel hetkel meil tuligi tiimiga see mõte, et hakkame siis näitama neid nagu, et kuidas nagu kanda. Ja kui ma selle esimese video tegin, täna muidugi tagantjärele vaadates ma ilmselt mõtlen, et issand jumal, et tase on ikka nii palju muutunud vahepeal ajas, eks ju. Aga lihtsalt see tekitaski selle momendi, et naised said aru, et see oligi see moment, et ma saan seda nii kanda, issand, aga sellel on nii palju kandmisvõimalust, eks ju. Ja meil peale seda kõik need seelikud, mis olid, ostati ära, kõik see kangas, mis oli, need tegime seelikuteks ja tellisin kangast juurde ja selle kõik ka müüsime ära. Nii et selles mõttes inimest on nagu tõesti, nagu oli see moment ja sealt edasi oli minul moment, et seda ongi tegelikult vaja, eks ju. Vaata, inimesed vahel ei oska neid asju visualiseerida endale nii täpselt, et nad lihtsalt näevad seda nii üksi. Ka mina, see väga kõnetas mind. Mul kohe tekkis ka tunne, et mis pitsseelik, mul on ka aasta vaja. Kas seda on veel? Seda enam selles värvis ei ole, aga on juurde tulnud erinevaid toone. Aga see ongi see, et
täpselt nagu sa ütlesid, tegelikult nagu üks asi on see aspekt, et ei oska visualiseerida ise, kuidas kanda, aga teine asi on see, et selleks ei ole aega, sest et inimene, kes on meie klientuur, tal on oma väga tähtsad asjad, mida ta oma elus ajab, eks ju, et see ei olegi nagu tegelikult tema nii-öelda töö, eks ju, mõelda, kuidas seda kanda, vaid ongi mõistlik, et keegi teeb tema eest selle ära, teeb talle selle lihtsamaks, eks ju. Ja sealt siis sündiski tegelikult ka meie see kapselgarderoobi idee, mis siis ka just seda miksimist ja matchimist nagu ja ma just mõtlesin, sa hakkasid mainima, et just see kapselgarderoob, ma olen näinud päris palju videosid ja ma olen alati mõelnud, et nii tore oleks, sest ma tunnen, minu kapis on liiga palju igast asju, mida ma ei oska omavahel üldse kokku sobitada. Aga just kui ma olen näinud neid showroom'e nii-öelda siis, et kus nad näitavad, et ühed püksid ja kõik need erinevad lookid, mis sa saad sellega luua, tundub nii palju efektiivsem viis, kuidas, no esiteks näed ilus välja ja palju efektiivsem viis, kuidas tegelikult ka raha kulutada või investeerida tegelikult oma riietusse. Mulle meeldib ka öelda just, et see on investeering, et sest tihti on nii, et kui näiteks meie toodet vaadatakse, et nad on ju kallis, eks ju. Ja et siis panna see kapselgarderoob sellest kokku, et noh, see summa tuleb ju päris suur, eks ju. Aga samas ta ongi investeering, sest et sa saad aastaid neid tooteid kanda, eks ju, et see lõpuks on vähem raha kui see, et sa lähed ja ostad nagu iga hooaeg need trendikaubad, eks ju. Sa jääd lihtsalt lõputult ostma kogu aeg neid. Sest see probleem, nagu sa ütlesid ka, et ongi, et see probleem on seal, et naistel on kapid rõivaid täis, aga lihtsalt selga ei ole panna mitte midagi tänu sellele lihtsalt, et neid asju ei saagi kombineerida, sest et sa oled ostnud erineval nii-öelda ajamomendil, võib-olla natuke nii-öelda hoo pealt selle asja, eks ju, siuke impulssost on olnud ja nad ei lähegi omavahel kokku, sest see ei ole nagu läbimõeldud shoppamine olnud, eks ju, et tegelikult kui sa mõtled step by step läbi ja siis lähtuvalt sellest nagu oma garderoobi lood, et siis sul ei teki neid momente. Et mõtle, kui palju lihtsamaks see kohe elu teeb, kui sul on kvaliteetne asi, mida sa tead, et sa saad igatipidi tõesti sõltuvalt sellest, kuidas sa täna ennast tunned, sa saad panna kas siis tossu või kinga või mis iganes ja sa tead, et need on kogu aeg sul olemas. Kui ma ei eksi, siis selle kohta peaks isegi olema mingi selline raamat kirjutatud. See on küll sellest vaatevinklist, et kuidas investeerida oma aega. Aga see on ka üks väga oluline aspekt, et näiteks edukad inimesed maailmas ei kuluta oma rõivaste peale aega, sest nad ostavadki võimalikult ühevärvilised või ühetoonilised ja siis nad lihtsalt mix-matchivad. Ja just, ja see aitab ka aega kokku hoida, sest kui sa hommikul ei pea seal hullunult olema kappi ees või peegli ees, et appi, mis ma täna selga panen, küsimus on ju tegelikult. Aga lõppkokkuvõttes kõik tahavad hästi välja näha ka. Ja just, ja sa pead ennast hästi tundma, eks ju. Et selles mõttes jah, see kapselgarderoobi idee aitab nagu väga hästi aega kokku hoida. Sa oled öelnud varem ka, et risk ja siis kirg, et käivad nagu käsikäes, et millal sa tunned ka, et mõni otsus, mis võib-olla ei ole nii ühtne kõigi vahel, kas oled ka riskinud ja näinud mingit sellist kõhutunda, et see läks hästi nüüd, et sa natukene nagu muretsesid võib-olla? Tegelikult neid asju, ma arvan, ikka päris palju olnud aja jooksul, et ütleme, et kui sul ongi see kirg midagi teha, siis sa ju tegelikult täiega riskid algul. Selles mõttes, et sa ei tea kunagi, kas see läheb peale, kas sa leiad need kliendid või kui me räägime nüüd ettevõtte kontekstis, eks ju. Ja samamoodi ka vahel need mingid otsused, et kuidas siis, mis iganes, mis kollektsiooni panna või mis siis turunduses teha, et see on alati tegelikult ju risk, sa kunagi ei tea, sest meie valdkonnas on see, et me peame enne tegema toote põhimõtteliselt valmis, kui me saame selle ju tagasiside turult, eks ju, et kuidas siis see vastu võetakse. Aga ma pean nagu tunnistama, et mulle vist nagu meeldib see, ma olen selle peale isegi nagu mõelnud viimasel ajal, et kuidagi mingi põnevus peab kogu aeg olema ja selline ka võib-olla teatud mõttes ärevus, et ma tunnen, et siis ma nagu toimin kõige paremini, kõige efektiivsemalt, et kui mul on kõik liiga hästi, siis nagu vahel võib lappama minna, ma arvan. See on nagu piiride nihutamine endast kaugemale kogu aeg, et okei, ma proovin seda, et võib-olla see on ka ebamugav minu jaoks natukene. Jah, kuidagi just see ebamugavuse tunne võib-olla, et see paneb nagu mõtlema piiridest väljapoole ja neid paremaid lahendusi välja töötama, eks ju. Et ja samas ega see ettevõtlus ongi pidevalt üks piiride peal mäng või siuke piiridest isegi väljapoole mäng, eks ju. Et ma selles mõttes just
üks päev mõtlesin selle peale, et hästi hea meel on endal, et ma olen sellest nii-öelda enda visioonist luua rõivabränd päriselt siis loonudki toimiva ettevõtte. Et üks asi on ju see, et sa mõtled, kas sa teed ägedaid rõivaid ja teed neid tooteid, sul on see oskus olemas, aga hoopis teine oskus on tegelikult sinna ümber luua tiim ja leida need kliendid, kes sind usaldavad, sest ilma usaldavate klientideta tegelikult ju sul lõpuks ettevõtet ei ole. Olete nüüd ka Eestist väljapoole juba hakanud toimetama siin juba päris tükk aega, et kuidas see õnnestus? Kuidas see juhtus? Kuidas said kodumaa piiridest välja? See oli mul tegelikult hästi pikaaegselt nagu teema, et no ega siin Eesti on nii väike turg, eks ju, palju häid disainereid, et see nii-öelda ostujõuline klientuur ju jaguneb disainerite vahel ära ja mul oli ka nägemus kogu aeg, et me peame siit välja saama. Aga ega see ei ole muidugi üldse lihtne, selles mõttes, et ma arvan, kõik disainerid noogutavad siin kaasa, et see on päris niisugune raske protsess, aga meil ta kuidagi tänu siis sotsiaalmeediale õnnestus, ma ütleksin isegi kokkuvõttes üsna nagu valutult, et muidugi ma mõtlesin kunagi, et tahaks nagu müüa nii-öelda poodidele edasi oma tooteid, suured kogused, nii edasi, aga täna me toimime tegelikult nii, et meil ostavad kliendid meie veebi kaudu, meie sotsmeediakanalite kaudu ja meil on neid inimesi 19 riigist ja väga nagu erineva taustaga inimesed, et ka kultuuriliselt, et meil on nagu asiaadid, siis on nagu Inglismaalt, eks ju, Šveitsid, kõik eri nagu rahvused nii-öelda kokku ja see tuli tänu siis sellele, et Anna Pei, kes õpetab siis naisi põhimõtteliselt elegantselt rõivastuma, elegantselt elama. Ma isegi olen jälginud teda, hästi elegantne naine, hästi ilus naine. Just, teda nagu siis ongi loonud, eks ju, enda selle nii-öelda persoonibrändi või enda üldse enda brändi nagu sellele, et ta õpetabki, kuidas siis, kuidas iga su liigutus võiks elegantne olla, kuidas rõivastuda elegantselt. Ja tema siis soetas meie kleidi ja tegi sellest Instagrami video ja ka YouTube'i video, mida ma üldse ei osanud oodata tegelikult, et Instagrami osas me rääkisime, et ta postitab, tal oli too moment vist, kui ma mäletan õigesti, siis 78 000 jälgijat Instagramis, tänaseks seal minu meelest ongi 460-470 000, aga ühesõnaga too õhtu, kui ta postitas, ma ei mäleta, kas see oli pilt või video, ta tegi nagu kaks postitust ja ma vaatasin, et mu telefon vilgub kogu aeg, et mis toimub nagu, et mis järsku juhtunud on ja siis vaatasingi, et ta oli postitanud oma selle pildi meie kleidis ja mul tuli tohutult päringuid, meil lihtsalt tuli jälgijaid meeletult juurde, et see oligi selline täiesti nagu ootamatu ja siis kas nädal või 2 hiljem ta tegi YouTube'i video, ta oli nagu päris juba tuntud seal YouTube'is, mina nagu pean tunnistama, et ega ma tollel hetkel väga suur YouTube'i vaataja ise üldse ei olnud ja ta postitas video, kus ta siis rääkis, kas oli äkki 10 asja, mida kas elegantsed naised ei kanna või ei tee, ma ei mäleta seda täpselt pealkirja, aga igal juhul see on nagu juhuslikult tänaseks tema kõige vaadatum YouTube'i video, mingi 8 midagi miljonit vaatamist ja siis ta selles videos on selles meie kleidis ja ühel momendil suhteliselt video lõpus mainib nagu ära, et jah, see oli vist sellest, et mida nagu elegantsed naised ei kanna ja siis ta näitaski, et näed, et tal on tema mõõtudesse tehtud kleit, istub valatult, eks ju, ta tunneb ennast hästi, et materjal ei kortsu ja pani sinna siis ekraanile ka valimofashion.com, eks ju, ja ma pean ütlema, et tänaseni tuleb sealt inimesi, sest et YouTube on selline content, mis jääb sinna ja ütleme, et Eestis ei ole see, võib-olla nüüd on juba populaarsem, eks, aga mujal maailmas YouTube'i vaadatakse päris palju, eriti USAs ja meil ongi USAst väga palju kliente tänu sellele. Põhivälismaalt, kus need tellimused ikkagi USA on siis? USA on jah number 1, kuigi nüüd ma pean ütlema, et ma ei ole numbriliselt vaadanud, aga eelmisel aastal siis väga jõudsalt tuli juurde Austraalia, et 2 sellist sihtkohta jah. Euroopa kontekstis meil on küll üks klient, aga väga-väga hea klient on Austriast, et kui riigipõhiselt nagu mõelda, et kus seda nii-öelda käivet meile nagu kõige rohkem tuleb, eks ju. Ja mis on see kõige üllatavam riik, kust ka tellitakse? Taiwan.
et noh, see midagi jälle sellist, et ma ei osanud nagu unistada, et meil võiks olla Taiwanist kliendid, aga ma olen selle pildi nagu pannud kokku nii, et olgu nad kas USA-st või Taiwanist või erinevatest Euroopa riikidest, meil on väga palju asiaate ja pigem nagu jaapanlannad. Aga kuidas sa tagad e-poe nagu poe kvaliteedi just, et inimene tunneks usaldusväärsena, et saata oma õiged mõõdud sulle või kuidas see e-pood tagada nõnda, et siis tahaksid osta just seda liini kaudu? Tegelikult on see päris sihuke väljakutsuv olnud, et kuna meil on hästi kvaliteetne toode ja ta on päriselt kvaliteetne, et mitte nii nagu väga paljudest kohtadest, et sa näed, pilt on ilus, tellid ja siis on nagu kvaliteeti pole ollagi, eks olukord. Et meil tõesti on kvaliteet väga hea toodetel ja me oleme näinud ikka kõvasti vaeva, et tõesti see saada nii-öelda fotole ja videosse niimoodi, nii nagu ta päriselt on. Et see on nagu üks aspekt, kuidas seda usaldust võita. Teine ongi see, et me päriselt jagame päris nõu naistele. Ja kui ikkagi inimene nagu võtab meiega ühendust, siis me alati kõigile vastame selles mõttes, et me ei jäta inimest nagu üksinda, et meil on see välja öeldud ja me teeme seda ka väga palju, et ongi, et kui inimene soovib nagu nõu, siis esimene selline pool tundi konsultatsiooni on talle tegelikult tasuta, ta saab nagu põhimõtteliselt siis kinnitused, kas me siis oleme päris tegijad või ei ole, eks ole, ja me saame talle neid tooteid läbi videosilla näidata ja nii edasi, et eks see usalduse võitmine on selline hästi suur töö, et kui kunagi nagu, kui ma alustasin, mäletan öelda, et 7 korda peaks inimene sinu brändist nagu kuulma või kokku puutuma, et tal tekiks see usaldus ja ta ostaks selle toote. Ja siis täna see on see kuskil 20-30 vahel, et ma isegi seda täpselt numbrit enam ei tea, aga see on ikka nii kõrgeks läinud, sest et kõike seda infot jookseb meile sotsiaalmeedias hästi palju ette ja raske on ju silma paista. Et, aga ma arvan, et see usaldus tuleb niimoodi pika peale, et ma näen nagu päris palju neid kliente, kes näiteks täna ostavad, et nad ongi liitunud meie uudiskirjaga, meie kontodega võib-olla aastal 2019, eks ju, et nad jälgivad 4 aastat ja siis tulevad ostma. Ja samamoodi tegelikult ju ka, see oli nüüd nagu rääkides väliskliendist, aga kui me räägime ka Eesti kliendist, et me oleme ju turul olnud tegelikult tükk aega ja ikka on ju uusi inimesi, kes tulevad, et see võtab aega. Ma nägin paar päeva tagasi oli äkki see, kui sa postitasid, et üks noor neiu ostis omale kleidi teilt. Kas see oli lõpukleit tema jaoks? See oli lõpukleit, jah. Kas noored on ka liikumas juba? Kas sa näed kuidagi seda tendentsi ka? Või on vanemad tulevad meil on niimoodi, et ikka satub lõpetajaid nagu, aga pigem vähe, et pigem ongi see, et tema ema on meie pikaaegne lojaalne klient ja siis ta juba pikalt rääkis, et kui tütar hakkab lõpetama, et siis on kleiti vaja. Aga ega siis meie mudelid ei ole nagu selles mõttes nagu mõeldud, et tead, oled siin 35 pluss ja ainult siis võid kanda, et ikkagi selles mõttes me püüame ka nooruslikud olla, eks ju, et meil on isegi mingi moment loodud kollektsioon täitsa selle mõttega, et siis natuke erinevat sihtgruppi nii-öelda nagu targeteerida, et eks me mõtleme ka järelkasvu peale kogu aeg. Järelkasvust rääkides siis käisid hiljuti ka koolis esinemas ettevõtlusest. Kuidas see oli? See oli hästi tore kogemus, et kui ma seda ette valmistasin, seda esinemist, see juhtus hästi juhuslikult tegelikult, et selle kursuse õpetaja siis, kes on nii-öelda kooli väliselt, õpetab seda ise, on ettevõtja, et ta sattus meile butiiki. Meil assistent siis, kuna mind ennast ei olnud too moment, me olime just välislähetuses ühel kliendil nagu külas, eks ju, ja siis ta hästi säravalt rääkis seda minu lugu ja kõike seda brändi story't ja siis mind kutsuti sinna esinema ja ma mõtlesin nagu too hetk läbi just, et kuidas üldse neile rääkida, et kuidas see oleks inspireeriv, et kui ma sattusingi mõtlema, et kui ma oleks ise 11. klassi õpilane, et mida ma tahaks kuulda üldse, selles mõttes, et sa oled ikkagi nagu tolles vanuses hoopis midagi muud, kui sa oled 20 aastat hiljem, eks ju. Et ja ma sellest võtmest siis selle enda esitluse nii-öelda üles ehitasin ja väga hästi võeti vastu. Ma tegelikult ausalt öeldes olin siiralt üllatunud, et nad on kuidagi nii täiskasvanud juba selles vanuses ja nii palju nagu teavad, et see sotsmeedia selles mõttes on jällegi hästi palju nagu tööd teinud, on ju.
ja eks ma ehitasin seda oma ettekannet ka üles just sellest sotsmeedia aspektist, sest see on meile hästi palju nagu meie edule kaasa aidanud. Ja ma nägin, et see tõesti kõnetas neid ja pärast tuligi tagasiside, et see on nagu nende siis 4 nii-öelda hooaja nagu kõige inspireerivam esinemine olnud. Et selles mõttes mul oli endal hästi hea meel, sest ega noori ei ole tänapäeval nagu lihtne üllatada või lihtne inspireerida, sest nii palju jookseb ja seda sotsmeediast kõike nii-öelda infot üle maailma ju kokku on ja neid lugusid erinevatest ettevõtjatest, et kui meie olime nagu selles vanuses, meil ei olnud seda infot nii palju kätte saada. Kas sa näed, et üle selle on siis ka noored muutunud hästi ettevõtlikeks? Ma arvan, et see võib-olla tehnoloogiasektor ja need iduettevõtted, et need on ikkagi väga palju nagu toonud seda tahtmist võib-olla ettevõtjaks saada nagu juurde. Aga ma arvan, et see minu story oli hea just sellest vaatepunktist, et sa ei pea olema iduettevõtja, eks ju, et sa saad ka midagi muud teha, et midagi, mis sulle päriselt meeldib selles mõttes. Sa mainisid, et sa olid õppejõud ka mingil hetkel ja kas siis oli ka palju õpilasi, mäletad, kui suured need kursused või klassid sel hetkel olid? Ma olen tegelikult olnud 3 ülikoolis õppejõud, selles mõttes nagu külalisõppejõud, et Kunstiakadeemia, CBS-is ja TTÜ-s. Et täiesti nagu ka erinevad võib-olla teemad, aga mis isegi võib-olla kõige rohkem siia haakub on EBS selles mõttes, et seal ma rääkisin ettevõtlusest, eks, et kuidas mina siis olen samm-sammult seda asja ehitanud. Ja ma ütleks, et huvi nagu oli seal ka ikkagi suur, aga grupid, seal on suured 30 inimest ja nii, eks ju. Aga see on hästi tore, et kutsutakse nagu päriselt ettevõtted ehitavaid inimesi rääkima, sest et ma ise nagu mäletan enda ülikooli ajast, et kuna mina õppisin TTÜ-s, siis meil oli ka tegelikult see ettevõtluse ained olid olemas, turundus oli ka, aga ta oli hästi teoreetiline. Ja tegelikult, kui sa ei kuule neid päris inspireerivaid lugusid, et siis sa võib-olla, ma arvan, iga inimene ei suuda võib-olla ise neid seoseid nii hästi luua, et saada nagu aru, et kus siis miski päriselt võiks töötada, aga kui sul keegi päriselt praktik tuleb, räägib, siis sa suudad selle teoreetiliselt raamatust loetud asja nagu sinna konteksti, ma arvan, panna. Tekib pidepunkt, vaata nende teoreetikute või teooriate taha. Ja just, sest et muidu sul võib-olla ei kinnistu isegi need asjad nii hästi, eks ju. Et täna on muidugi lihtne, trükid Google'isse ja info tuleb, eks ju, selles mõttes, aga ikkagi on hea neid päris stoorisid lugeda, sest et kõik ei käi nagu sõrmenipsuga ja üleöö, et see on aastatepikkune töö ikkagi. Aga see, et päris inimene on ikkagi klassi ees, tekib see suhestumine ja see emotsionaalne mingisugune laeng tekib seal, et see on teistsugune kogemus. Seos ikkagi, just. Kas sa mäletad ka, millised on need kõige, kus sul see pirn põlema läks, et sina ise märkasid, et ma olen kuulnud selle kohta ennem, aga nüüd alles saan päriselt praktikasse panna selle? On sul mingi eredam köögipoolne seik nii-öelda või ütleme siis pigem vastupidi just kangatagune seik või kuidagi? Muidu nagu ettevõtluse vallas, et kui me algul rääkisime ka mentorist ja nii, et tegelikult nagu on, et sa mingil momendil saad aru, et okei, et korduvalt nagu mingid asjad on läbi käinud, räägid, siis saad aru, tegelikult ongi nii, vaata, et näiteks nagu müük, eks ju, et see mulle Raido siiamaani räägib, et see oli kunagi minu selline valupunkt või kõige sellisem asi, mida ma kõige vähem tahtsin teha. Selles mõttes, et see kuidagi oli nii, et mõtled, et nii ma tegin toreda kollektsiooni, ilusad tooted, nüüd inimesed tulevad ostma, aga see ei käi nii. See nagu, sa pead ennast nagu täiega ületama, sa pead inimestega ühendust võtma, sa pead neid kutsuma, sa pead tegelema sellega, aga see peab neile nagu ka meeldiv olema, eks ju. Et siis Raido mingi moment ütles siin äkki paar aastat tagasi, et rääkisime ühe täiesti teise inimesega, kes küsis ka nagu ettevõtluse kohta ja siis ütles, et see müük on, et sa võid hakata ettevõtjaks, aga mõtle, kas sa müüki nagu suudaksid või tahaksid teha. Ja siis ta tõi selle minu näite, et see on nii personaalne ka, see müügiprotsess, et Mari-Liis on nagu hea näide, eks, et nagu algul üldse ei tahtnud teha ja nüüd on täiesti nagu proff selles. Aga see nõuab sellist väga palju endalt, väga palju märkamist,
et kui sa ükskord ütlesid või tegid midagi, sa jätad selle meelde, järgmine kord nii siis ei ütleks või noh, et see on hästi selline nagu tunnete ja sõnade mäng nagu, et selles mõttes ja eks me seda siis püüame, et see on üks asi, kuidas sa teed seda personaalselt, aga eks me püüame seda ka siis oma nagu sotsmeedias ja nii nagu arvestada, et no, väga piiri peal on see, kuidas sa nagu pead neid asju ütlema. Mari-Liis, aga sa pole ainult edukas ettevõtja, aga oled ka ema, 3 lapse ema. Mida sa oled õppinud, olles nii ema kui ettevõtja, et kuidas nad on üksteist võib-olla ka aidanud? Ma siiamaani räägin seda juttu, et iga lapsega on minu ettevõte kasvanud ja kohe nagu tugevalt selles mõttes, et iga lapse ma tahan lihtsalt öelda, et nii me kuulajad emad, nii kuulake nüüd kõrgikkis. ja et see on isegi, ega ma ka tagantjärgi olen selle nagu nii-öelda mõttekäiguni jõudnud, aga see on tõesti nii nagu läinud ja see iga lapse puhul on olnud see nii-öelda kasv nagu erinev või erinev teema, mis on lauale tulnud, aga kuidagi lapse saabumine paneb sind nagu oluliselt efektiivsemalt toimetama, sest sul jääb aega poole vähemaks. See paneb langetama kiiremaid otsuseid, et kui muidu sa võid vaagida nagu pikemalt, siis sul tegelikult ei ole, siis sa pead nagu naasma mingite teiste toimetuste juurde või lihtsalt, mis minu aspektist vaadates oli, ma arvan, kõige parem, mis juhtus siis peale esimese lapse sündi, et ma sain aru, et keegi peale minu ja minu ettevõtte vajab mind veel. Et selles mõttes, et loomulikult suhtes see teine pool vajab sind ka, aga sa saad nagu laveerida rohkem, et mu mees kannatas nagu ära selle, et ma poole tööd seal ateljees veetsin, aga lapsele sa seda teha ei saa enam ja siis sa saadki aru, et sul on väike inimene, kes sõltub sinust ja sa pead lihtsalt ühel hetkel selle töö ära lõpetama ja see tegelikult vabastab su ajus päris palju sellist ressurssi ja aju saab puhata vahepeal ja siis sul tulevad need ideed kiiremini, see mõttekäik käib kiiremini, et see nagu tekitas hoopis teise sellise arengu võib-olla enda puhul ja siis ettevõtluses ongi nii, et sa kannad selle sinna üle ja sa otsustad, et oled efektiivne. Et teine asi, mis nii töötab minu jaoks on sport, eks ju, või nagu trenni tegemine, õues viibimine. Aga just, et lastega see oli mulle üllatav, sest mina ikkagi algul ka muretsesin nii, et okei, et mul oli kindel visioon, et ma ei jäta oma ettevõtet pooleli, ma ei pane uksi kinni, ma ei ütle töötajatele, et nüüd on kõik, et nüüd te peate uue koha leidma, et selles mõttes ma ikkagi otsustasin, et ma tahan jätkata, sest ma olin 7 aastat tolleks hetkeks panustanud nagu ikkagi 200% endast ja enda ajast sinna alla, et mul oli nagu kindel soov edasi minna ja täna ma kindlasti ei kahetse, et ma seda nagu nii otsustasin, et tegelikult on võimalik nagu teha, aga jällegi ma tean, et erinevatel inimestel toimivad ka erinevad asjad, eks ju, et see oleneb, kuidas sa suudad enda peas neid mõtteid tasakaalustada kuidagi, et kuidas sa inimesena suudad ka need 2 asja siis ühendada, et ma arvan, et see ei ole kõigil ühtemoodi. Mis olid sinu nipid selle juures, võib-olla põhilised, mis sind toetasid? No tänaseks on nii, et see olukord on loomulikult natuke keerulisemaks muutunud, et 2 lapsega oli ka veel päris nagu, ma tagantjärgi ütleks lihtne. Muidugi tollel hetkel 2 lapsega juba oli palju keerulisem, aga ütleme nüüd täna, kus on 3 last ja nad on eri vanustes, et algul, kui tuleb beebi, siis okei, temaga on need, sa ei tea nagu mida oodata, on neid raskeid unetsükleid ja asju, võib-olla ei maga, on gaasid, mis iganes, et võib olla, eks ju, et on see esimene aasta on suhteliselt keeruline, aga teisalt, kui sul on lapsed natuke suuremad, siis nad tahavad sellist tõsist kasvatamist ja see kasvatab ennast päris palju, lapsed ei küsi, nad nõuavad lihtsalt asju, et nendel ei ole nagu seda filtrit, mis meil on, eks ju. Ja see õpetab jälle asju natuke teisest perspektiivist vaatama, ise võib-olla olema teatud aspektides nõudlikum üldse, eks ju. Samas õpetab sellist paindlikkust, et sa nagu lapsega püüad ju rahulikuks jääda, rahulikult rääkida, siis sa püüad ka muudes situatsioonides nii käituda. Et selles mõttes seal on nii palju neid aspekte, kuidas see meid ennast kasvatab. Aga see nipp, mis sa küsisid, et võib-olla nagu teise lapse puhul ma märkasin, et ma võtsin liiga palju enda peale, et esimesed 4 kuud siis käisin igapäevaselt temaga koos tööl, et muidugi juba peale esimese lapse sündi oli nii, et ma läksin tööle tagasi 5. päeval, sest et ta sündis detsembri lõpus ja 2. jaanuaril oli vaja hakata vabariigi aastapäeva kleite tegema. Et selles mõttes, aga see oli mul teadlik otsus, see oli mul peas tehtud ja
mul ei olnud see nagu raske, sest ma olin selle ära otsustanud selles mõttes. Vaata, sa ei mõelnud seda mõtet raskeks enda jah, jaoks. ma ei mõelnud nii, et ma ei lähe. Sa ei mõelnud, et ma pean tegema, aga et mulle tundub, seal oli pigem see, et ma tahan seda teha. No pigem oli jah see, et ma energia. tahan ikkagi nagu tagasi minna ja kuna siis tuleb ka see vastuvõtuaeg, mis on midagi pole teha, eks ju, ta on meil nagu disaineritel või moemajadel selline hea aeg, kus sul on kliente, muidu selline jaanuar-veebruar on ju vaiksed ajad üldjoontes, eks ju. Et täna ma ei saa öelda, et see meid võib-olla nii palju mõjutaks, sest meil on kliente üle maailma ja on erinevad hooajad erinevates kohtades erineval ajal, eks ju. Aga too hetk see oli ikkagi oluline ja ma juba eelnevalt teadsin, et meil on kliente, kes tahavad sinna kleite saada, et selles mõttes jah, see oli nagu teadlik otsus ja kui sa selle enda jaoks otsustad nii ära, siis ta ei olegi ilmselt raske ega keeruline, aga kui sa mõtled selle keeruliseks, siis ta on keeruline, eks ju. Aga jah, teise lapsega oli lihtsalt see moment, et ma võtsin 4 kuud enda peale. Mees nagu, kes tegelikult toetab mind nagu igas mõttes selles suhtes, et kui tema mind ju toetanud ei oleks öelnud, et ei, et nagu, et naine jääb koju või mis iganes, et siis ma arvan, ei oleks saanud edasi teha, aga tema nagu on ka toetanud, et ta ei tahaks seda sama, mida ma ise olen oma peas mõelnud, et ma ei tahaks tunda ühel hetkel seda, et nii, et ma jätsin asjad tegemata, mis mulle olid olulised sellepärast, et me saime lapse, eks ju, või lapsed. Et seda ma olen nagu püüdnud vältida ja teha laste kõrvalt. Aga mis nagu juhtub, et naisena sa võtad nagu enda peale, sa tunnetad ka seda, et eriti esimese lapsega, et mul ikka kõrval oli palju neid rääkijaid, et laps vajab sind esimesed 3 kuud ainult sind, et sa pead ikkagi pausi tegema ja nii edasi. Ja seda pausi ma ei teinud, aga teise lapsega meil ei olnud hoidjat ja siis laps käiski muga kaasas, ma sain väga hästi hakkama, kuniks ma siis ühel hetkel seal 4. ja 5. kuu vahel tundsin, et ma lihtsalt varisen kokku, et ma enam ei jaksa, sest lapsel kõik see rütm muutub ja tema siis ütleme, et kui tema ei maganud hästi ja mina ei saanud päeval oma asju teha, siis ma lihtsalt õhtul avasin arvuti, tegin, öösel olin temaga jälle magamata, eks ju, ja niimoodi see ring nagu käis. Ja mees ütles ka pärast, et ta kõrvalt nagu ei märganud, sest talle tundus, ma nagu ei ole selline väga viriseja, ma pigem nagu teen ja siis ühel hetkel, kui mõõt saab täis, siis ma muidugi ütlesin, eks ju. Aga vaat see on see tugev Eesti naine, et teeb tugevasti lõpuni, aga jah, see abi küsimine. Ja, see abi küsimine on jah, et ma sinna nagu tahtsingi jõuda oma selle pikema jutuga, et ühel momendil siis ma saingi aru, et okei, me peame abi küsima ja nüüd 3. lapse sünni eel ma ütlesin kohe, et ei, me oleme seekord targemad, me paneme kohe mingi plaani paika, eks, et meil ei ole küll hoidjatena, aga meil on siis väga hea vanaisa, kes meid väga palju aitab tegelikult, eks ju, et siis mina saangi teatud päevadel nädalas olla töö juures, nii et tema on siis kõige pisem, aga suuremad käivad juba hoius, et selles mõttes siis mina jooksen nii-öelda töö ja kodu vahet, vahepeal käin toitmas ja siis vahel on poolikud päevad, et lapsed on ka erinevad, et kõige pisema puhul ma tunnen, et tema on see, kes vajab nagu seda minu energiat päris palju, et kui mina olen hommikul temaga, siis ta on üle päeva rahulikum. Aga kui ma hommikul vara pean juba kuskil olema, et siis nagu vanaisa naerab, et siis ta on tige herilane. Et selles mõttes jah, et nagu beebid on erinevad. Aga see abi küsimine on kindlasti, mida nagu pigem teha parem kui hiljem, et ei ole vaja kellelgi nagu kokku joosta ja et lastega on raske selles mõttes, et sa pead nendega väga palju arvestama ja ennast teatud momendil võib-olla tagaplaanile seadma. Et eks ma samamoodi, et kui ma tean, et ma olen palju tööl olnud või nagu asju teinud, siis ma sellel hetkel, kus ma olen kodus, püüan täiesti nagu keskenduda, fokusseerida, anda neile selle 100% emme aja, eks ju, et seda siis nagu tasakaalus hoida. Ja siis on nemad jälle rahulikum, siis saad oma asju ka teha kõrvalt, et et selles mõttes see kõik on nagu seotud omavahel. See on vist palju nagu kuidagi, ma arvan, erinevaid tunded vist selles kohas, kus sa oled ema, kui sul on laps ning sa tahad ka oma need ettevõtet arendada, et see abi küsimine võibki olla üsna vist keeruline, et sealt võibki tulla see süütunne, et ühiskond kuidagi paneb sulle peale, et ongi kiire aeg ja ongi niimoodi, aga tegelikult. See ühiskonna surve on päris tugev, et ma ütlen, et ma esimese lapse puhul nagu tundsin seda päris palju ja nii ju tegelikult too moment mul oli endal ka teadmatus, oligi see, et okei, kas me saame niimoodi hakkama, et meil oli küll esimese lapsega sisuliselt kohe nagu hoidja kaasatud, aga ühel hetkel
selle hoidjaga nagu meie teed läksid lahku, eks ju, ja siis oli ikka nii, et me olime siis pooleaastase lapsega ja pidime kuidagi ju selle asja ära toimetama, eks ju. Et selles mõttes sa pead nagu kõigeks valmis olema, et isegi kui sa teed kõige parema plaani, näiteks kui sul on kõik oma tööasjad planeeritud, lapsed jäävad haigeks, eks ju, et sul peab nagu mingi tagavara olema, et see kodune tugivõrgustik on nagu hästi-hästi oluline, et kui seda ei ole, siis tasub seda varakult ehitama hakata või küsida, eks ju, et kui lapse saamise soov on. Aga kuidas mina olen seda nagu enda jaoks seletanud ja ma arvan, kuidas ka tänaseks lapsed nagu mõistavad, et Marimo on see minu nii-öelda esimene beebi ja siis tegelikult täna mu lapsed oskavad sellega nagu arvestada, et nad küll jah, 100% võib-olla ei saa täna aru, mis emme teeb ja me ei ole seda nagu ka liiga palju nii-öelda selgitanud, aga samal ajal ma näen, et eks nemad kõrvalt ju jälgivad, nad näevad kõnesid asju pealt ja vahel nad viivad mind tööle koos issiga ära ja nii, et noh, suurem laps on ka käinud butiigis, et siis vahepeal imiteerivad kodus, et panevad stangerõivaid täis, siis väiksem laps siis mängib seda klienti seal. Nii, tule, nüüd meil on klient, nüüd meil on siin need töötädid, nüüd me toimetame siin ja siis täna on meil sellised kleidid siin, et selline hästi nagu tore, kuidas nad võtavad üle, et see on nagu äge. Just tahtsingi küsida, et tundub, et sul on väga hea tasakaal tekkinud selle iset olemisega, et noh, et sellegi poolest, et on lapsed, aga lapsed ju näevad ja võtavad seda maailma kogevad läbi sinu tegemist ja kuidas sina oled. Et kui sa tunned ennast ju, kui sa ei teeks seda, mida sa tegelikult ka armastad, ütleme, pikka plaani arvesse võttes, eks ju, siis sa ju hakkad jooksma enda kummikusse, et sa tunned teistmoodi süütunnet ja selle pealt oskavad lapsed hästi vahetud olla, et nad saavad aru, et pinge on tekkinud kuskilt, mis ei ole kuidagi nendega seotud, aga nad tunnevad seda vale süüd. Ja, sest hästi tihti on ju ka see, et kui meil on midagi nagu halvasti endaga või tööelus, et siis me tegelikult elame seda tihti ju välja kõige lähedasemate inimeste peal, kes tegelikult absoluutselt kuidagi ei ole isegi seotud ju sellega, mis nagu toimunud on. Et mina tajusin seda ise tegelikult esimese lapse sünniga, kui ta oli beebi. Beebid on hästi tundlikud ja kui mul oli tööl näiteks raske päev, ja ma läksin koju ja ma kuidagi nagu võtsin selle emotsiooni või tunde endaga kaasa. Ma olen hästi tundlik inimene, ma elan nagu kõik asju läbi, ma võtan südamesse, sest see ongi minu enda loodud nii-öelda ettevõte täiesti nullist, eks ju. Ja kui on mingisugune halb situatsioon, siis vahel mul on selline kehv omadus, et ma ei suuda seda kohe nagu kõrvale tõsta nii-öelda või noh, tulla sellest välja ja minna edasi. Et tänaseks on see kindlasti oluliselt parem, õhtul mul ei ole aegagi mõelda nende asjade peale väga, mis seal nagu kehvasti olid, aga too hetk oli nii, et ma sain aru, et kui ma seda emotsiooni siis koduks ketrasin enda sees ja käitusin, siis nagu mitte võib-olla nagu ma ei oskagi öelda, kuidagi see nagu, sa ei pea alati ütlema midagi või käituma mingil viisil, vaid sul ongi see mingi aura nagu ümber ja ma tajusin kohe, kuidas laps peegeldas seda mulle, et ta oli õhtu läbi pigem muga halb laps, sest ma hakkasin tegema nii, et nii kui oli mingi raske päev, siis ma lihtsalt ukse taga hingasin sisse välja ja jätsin selle asja sinna ukse taha ja siis keerasin ukse lukus lahti ja läksin tuppa, et see nagu aitas mind, et ma ise teadlikult mõtlesin selle peale. Ja no praegu on lihtsalt see, et 3 lapsega sul ei ole väga palju seal kodus aega nagu neid asju enam analüüsid siis, kui on uuesti tööaeg või see moment on, kus sa saad. Seda ma tahtsingi võib-olla ka just peegeldada, et võib-olla esimese lapsega ettevõtlusega võib-olla tekibki see vale süütunne alguses, et ma ei tohi nagu võib-olla pühendada enda aega rohkem oma ettevõttel, nagu sa ütledki, et tegelikult see on väga ebapopulaarne arvamus suures pildis, et sa oled oma ettevõtte kõrval nii täpselt samas mahus, kui sa oled oma esimese lapse kõrval. Et aga sina otsustasid just vastupidi ja tegelikult tagasivaates võib nüüd ju öelda, eks ju, et sa oskasid seda ka hästi intuitiivselt lahendada, et sa tundsid ennast ka tööle hästi, siis oli ka kodus kõik hästi. Ja ma tegelikult olengi seda nagu niimoodi kokku võtnud, et kui mina olen õnnelik ja rahul enda nagu tegemistega, siis tegelikult ma olen parem ema. Sest et kui ma oleksin 24/7 kodus, ma lihtsalt tean, et mulle see näiteks isiklikult ei sobiks, mulle väga meeldib oma lastega palju aega koos veeta ja nendega väga palju ägedaid asju teha, aga sul on vaja enda tassi ka täita ja kui sa oled 24/7 kodus ja
beebiga on üks asi, et tal võib seal erinevates momentides olla midagi kehvasti, ta ei oska rääkida, ta nutab või karjub, on ju, kui on juba asi kehvem. Aga kui on suuremad lapsed ja veel beebi ka seal juures, eks ju, et nemad elavad kõiki oma emotsioone välja. Kas nad mängivad, nad on väga rahul, nad mängivad, nad on üksteise peale kurjad, ühtviisi vali on see lärm ikka, et sul kogu aeg tegelikult, noh, ma ise nagu mingi moment nüüd tunnetasin siin 3 lapse kõrvalt, et kuidagi seda ajuressurssi jääb nagu puudu mingi moment, sest et sul on kogu aeg üks väsitav element, mis on lärm ümberringi. Ja täna ma siis nagu selleks, ma olen kogu aeg käinud jooksmas, jalutamas, see on nagu see, millega ma suudan stressi maandada. Ja nüüd ma lihtsalt lähengi nii, et kui ma varem kuulasin päris palju podcast'e või nagu muusikat, eks ju, mis ühtepidi hingele midagi annab, siis praegu mul on lihtsalt see, et nii ma lähen ja ma ei kuula mitte midagi ja ma lähen hommikul kell 6, kus autosid ei sõida. Selles mõttes, et lihtsalt see on see vaikuse moment. Ja teine teema ongi see, et ma ärkan, ma püüan ärgata kell 5 hommikul, sest siis ma tean, et meil on vaikus ja meil on rahu ja siis ma saan nagu kuidagi maandada ja laadida ennast natukene. Sest muidu, kui sa kogu aeg selle virvarri sees, sul ei olegi ühtegi momente, kus sa suudaks kas koondada ennast või noh, ühesõnaga, et see nõuab sellist teadlikku tööd ja ise nagu arusaamist ka, et mis sulle just nagu töötab. Ma just tahtsin öelda, et see, mida sa räägid, et see vajab väga suurt teadlikkust, kas või siis see hetk, mis sa mainisid oma laste kohta, et nemad ju peegeldavad, eks ole, sind, et kuidas sa panid tähele seda seost. Ma arvan, paljud emad võivad mõelda, et mul oli halb päev ja laps on kiuste veel nagu halb ja, ka. ei, selles mõttes ongi, et ega vahel ise ka nagu unustan, eks ju, vaata, see ongi see, et mõtled, et mul on täna niigi juba siin nagu stressirohke ja siis te lisate ainult õli tulle, eks, et ikka neid momente tuleb. Või no kasvõi nagu sellised asjad, et hästi lihtsad, laps ei mõtle mitte midagi halba sellega, aga eks sa ju ajas nagu me muutume ka nii-öelda püüame nagu organiseerida paremini või nagu kiiremini asju, et näiteks täna ongi nii, et meil lapsed käivad erinevates huvikoolides, ajagraafik on hästi tihe ja mõned päevad siis lõpevad nagu nii, et 7:30 jõuab alles kogu pere koju, eks ju. Ja siis kui on see päev, siis ma tavaliselt olen teadlikult teinud nii, et eelmine päev olen teinud toidu, mida saab järgmine päev siis soojendada, teinud rohkem. Ja siis tuleb laps uksest sisse, on ju, sa rõõmsalt ootad, kõik laud kaetud, kõik valmis. Emme, täna on sama toit nagu eile või? Ja siis sa oled seal mõtled, sa oled enda meelest teinud nagu parima endast, eks ju, aga ikkagi on etteheiteid, eks. Aga noh, samas sa pead kuidagi efektiivsemalt neid asju lahendama, et nädala sees meil on kõigil ju kiire ja lihtsalt on, et muidugi mulle meeldiks ka väga, kui ma iga päev saaksin erinevat toitu süüa, aga toidu valmistamine võtab palju aega. Mari-Liis räägib õhtuseks ja ma tegelikult samal ajal mõtlesin, et vau, Mari-Liis jõuab veel õhtusööki ka teha. Ja ütleme nii, et see kokkamine on mul hästi suur kirg olnud kogu aeg lapsest saati, et mulle väga meeldib süüa teha. Õnneks ka mu abikaasale, sest et ongi, et kui sul on hästi kiire tempo, siis sa tegelikult vahel lihtsalt tunned, et sa ei jaksa või sa ei viitsi, sest et kui mulle ei meeldi võib-olla söögi tegemise puhul see, kui see muutub hästi selliseks kohustuseks ja sellepärast on seda nagu kohustust on hea jagada mehega, aga muidugi ma väga naudin küpsetamist, et ma olen nagu seda kogu aeg lapsest saati väga armastanud teha. Mul ema on õppinud kondiiter tegelikult ja siis ma tema need kõik kokaraamatud surfasin läbi, katsetasin erinevaid asju juba väga väiksena. Ja praegu siis just mul oli siin lapsel sünnipäev, et ma alati nende tähtpäevadeks siis püüan midagi väga erilist teha, et muidu muidugi jah, mingi vastlapäeval teen ise vastlakukleid ja kõik see ja lastele see väga meeldib, aga jah, sünnipäevad on sellised erilised, et ma püüan ikkagi siis lähtuda sellest, mis lapsele meeldib, mida ta näiteks on soovinud. Et siin paar nädalat tagasi just poiss ütles, et ta sai 3-aastaseks nüüd, eks ju, eile just ja ütles, et emme, ma tahaksin pallikooki. Ja siis ma tegin talle jalgpallikoogi. Vau, ise tegid. Ja, et selles mõttes mulle väga, ma nagu olen ühe korra tellinud lapse sünnipäevaks tordi ja see oli tõesti nüüd eelmine aasta detsembris, kui vanem laps sai 5-seks ja ma lihtsalt ei teadnud, et kas too moment ma olen 3. lapsega, kas ma sünnitamas, kas ma olen äsja sünnitanud või mis minuga toimub ja siis ma tegin selle teadliku otsuse, et ma lihtsalt tellisin selle tordi, et mitte ennast panna siis nii-öelda sinna, et noh, et mul on veel see asi ka vaja teha, eks ju. Aga muidu ma ikkagi teen alati see.
sa ikka suudad veel üllatada muudkui. ma just tahtsin ka küsida, et kas need hommikujalutused või jooksud, et kas need on ainsad punktid, mis sa tõesti näed, et kui sa ammutad oma ressurssi või tunned sa kuidagi, et sa oled juba, no sa oled maininud ka, et sa juba nooremas eas armastasid palju teha, eks ju, et kas on muud nipikesed, kust sa näed, et see täidab sinu karikat või ongi see, et sa suudad hoida enda igapäevatoimetusi sellises mõnusas kohas, et sealt tulebki see energia, et võib-olla paljudel tekibki see, et issand, tal on nii palju energiat, mina ei jõua kuulata, et tema niikuinii on teistsugune inimene, vaata, et. Seda hästi palju arvatakse, et et sa oled siis teistmoodi ja võib-olla nagu ongi midagi teistmoodi, aga mis ma just täna nagu abikaasaga arutasime, et me oleme ettevõtjad, me oleme mõlemad väga positiivsed selles mõttes just selles suhtumised, et ma jõuan selle teha ära, ma jõuan selle, veel selle, et nagu ma enne ka korra mainisin, et vahel mul see graafik on ikka natuke nagu liiga täis tegelikult asju pandud, aga ma olen väga optimistlik või selles mõttes isegi positiivne on võib-olla õige, et ma olen väga optimistlik, et ma arvan, et ma jõuan need kõik asjad ära teha. Vahel ma loomulikult olen enda peale kuri, et ma olen liiga palju neid asju sinna koondanud ja siis jälle õpid sellest, püüad vähem või siis tõstadki kuhugi järgnevate päevade peale edasi. Aga jah, et see kuidagi jooksmine, jalutamine, selline endale aja võtmine, ma vahel, võib-olla inimesed imestavad, aga ma vahel käin jalutan 2 tundi järjest, eks ju, et ma ikkagi teen sellised nagu 12 kilomeetrit, aga see ongi see, kus ma saan selle aju nagu täiesti tühjaks ja kui hetkel ma uuesti nagu taastan oma seda jooksurežiimi, aga kui ma saan ikkagi nagu täie rauaga jälle joosta, et siis mulle ikka meeldivad sellised 20 kilomeetrit distantsid, et ma ei lähe seda 5 jooksma. 5 ma jooksen siis, kui ma tean, et mu laste kõrvalt rohkemaks aega ei ole, eks ju. Aga nädalavahetusel siis ma võtan selle nii, ma rahulikult lähen, see on minu aeg. Mees on lastega, eks ju, et ma saan seda nagu võtta ja see tõesti nagu taastab väga ära ja minule see annab energiat, et kui tihti arvatakse, et nii okei, see trenn ka veel, et ma ei jaksa, ma olen niikuinii juba väsinud ja peale seda olen veel rohkem väsinud, siis minu jaoks see on see, mis mulle energia annab ja mulle meeldib seda just teha hommikul, sest õhtul ma arvan, kui ma jätaksin selle õhtu peale, siis ma võib-olla ei jõuaks pooltel kordadel trenni, et minu jaoks on lihtsalt see, et see võib olema üks esimesi asju, mis ma teen ära. Et see on nagu tähtis ja mis ma olen veel avastanud, selle ma olen muidugi avastanud umbes viimase aasta pooleteisega, et mul ei ole kunagi varem olnud kodus vanni ja nüüd on. Ja mulle see võib-olla kõlab imelikult, aga ma käin hommikuti vannis. Selles mõttes, et vahel nagu on see, et sa mõtled, ma võtan õhtul või nädalavahetusel aja, aga ma käin iga hommik vannis. Isegi kui ma saan 5 minutit, aga sest et kuidagi see kontakt oma kehaga ja see energia, mis sealt jällegi tuleb, et see ühtpidi oled nagu natuke võib-olla siuke väsinud, kui sa kuuma vanni võtad, aga samas teisalt see on nagu nii vajalik, et see ongi jällegi see väike moment, et ma olen nagu iseendaga, eks ju. Et sa justkui alustad selle hommiku ka sellisest nagu lõdvestunud kohast. Nii heast kohast, vaata siin on nagu väga väike eksimisruum, et sul ülejäänud päev saab kehvake tulla. Ja kusjuures nii ongi, et kui ma ei jõua neid asju teha, siis ma tean, et mul päev nagu tuleb kehvem, et paar korda ma olen nagu tajunudki ennast mõtlemas, et okei, et täna ma pean nii vara olema kohal, et mul on nii nagu selline juba nagu kuidagi läheb kiireks ja ma jätan trenni ära. Ja siis ma mõtlen, ei okei, mõtle veel kord, kui sa jätad trenni ära, siis on juba kõik halvasti. Sest siis ma olen nagu iseendast nagu, isegi kui sa seda võib-olla niimoodi kohe ei mõtesta, tegelikult on endas siuke frustratsioon või pettumus, et ma loobusin sellest, sest see on tegelikult minu aeg ja see on väga nagu oluline, eks ju. Et selles mõttes, ma olen nagu leidnud, et mulle meeldivad need pikad hommikud, et kui ma mingi hetk lugesin raamatut Imede hommik, siis seal soovitas nagu tunni aja jooksul teha ära, ongi väike trenn, eks ju, siis natuke lugeda, õppida midagi, mis mulle ka väga meeldib, et ma väga nagu püüan lugeda päris just palju nagu ettevõtlusalast kirjandust, sellist nagu harivat, et ma vanasti lugesin ka kõike muud, aga hetkel kuidagi see hariv nagu moment on asja üle võtnud. Et seal soovitas niimoodi 10 minutit, aga ma pean tunnistama, ma ei suuda hoida, et kui ma ikkagi trenni teen, siis ma tahan ikkagi nagu juba trenni teha, eks ju, et aga siis lihtsalt ma ei tee seda iga hommik võib-olla sellises mahus, eks ju, et ma olen jaotanud mingid oma päevad, kus ma siis ühel hommikul keskendun rohkem trennile, teisel hommikul lugemisel, et ma võtan nagu nende asjade jaoks aega. Iga päev on erinev ka, lihtsalt ärgata ja vaadata, et ja ma jätan sellele ruumi selles mõttes, et ma ei otsusta ära, et nii, et homme hommikul ma ärkan, ma loen nüüd 20 lehekülge seda raamatut, eks ju, et pigem et kui mul on trenni hommik, siis on see hästi konkreetne,
et ma tean, et mul see on, aga nagu muudel hommikutel jah, ma jätan sinna ruumi ja ma võtan aega ka hommikusöögiks, et ma absoluutselt vahet ei ole, mis päev on, ma söön iga päev hommikusööki, et ma ei jäta seda mitte kunagi vahele. Et ja mingid sellised enda nagu rutiinid võib-olla, mis on nagu tekkinud, eks ju. ma loodan, et emad siin kikitasid kõrva, panid väga palju häid mõtteid sellepärast, et see, mis sa ka mainisid selle söögiga, et ma kõrvalt, kui vaatan oma sõbrannast, kes on emad, nad vahel unustavad täiesti, nad unustavad kõik ära. Nad on nagu nii keskendunud lapsele ja jooksevad ainult ümber lapse ja ma saan aru ka, loomulikult see on hästi oluline, et tal oleks hea. Aga kui sul endal jällegi, eks ole, ei ole hea, siis ega lapsel ka lõpuks ei olegi ja siis sa oled nõiaringis lihtsalt niimoodi, et just see hommik, et sa võtad selle endale, et sa leiad selle aja ja ma just tahtsin peegeldada seda ka, et sa rääkisid ennem ka, kuidas sa tahad nagu oma piire nihutada ja tegelikult ütleme, teha endaga kokkulepped, see võib ka tulla alguses värske emana, tulla ebamugavast kohast, et ma lepin endaga kokku ja ma nihutan seda piiri kaugemale, mida ühiskonna mingi stigma mulle peale kogu aeg loeb, et nii peaks olema, et sa oledki kogu aeg oma värske beebiga, et sa nihutad selle ebamugavuse veits kaugemale ja võib-olla ärkadki kell 5 ja võib-olla teed kasvõi nii-öelda ampsudena, teed võib-olla esimesed pool tundi ainult iseendale, aga sellest juba võib-olla piisab ja see määra. Absoluutselt, see ei pea olema mitu tundi, eks ju, ja sa ei pea ärkama kell 5, sa võid ärgata kell 6, oleneb ju beebirütmist ka, eks ju. Et aga minu jaoks lihtsalt, ma olengi avastanud, et see töötab, sest see on, ega ma ei teinud seda kell 5 ärkamist. Ma ei mäleta, kas ma hakkasin seda tegema niimoodi veidi enne, kui meil esimene laps sündis või siis nagu nii-öelda selle tema sünni ajal. Seda ma nii täpselt ei mäleta, aga ma olen nagu aja jooksul saanud aru, et see on see, mis mulle töötab lihtsalt ja kui ma seda nagu ei tee, siis ongi, kõik on juba nagu rohkem halvasti ja tegelikult, kui me soovime, et kes praegu täna ei suuda ärgata nii, siis tegelikult hakka nihutama näiteks mingi 10 minuti kaupa, et sa ei pea ju hakkama järsult, et homme ma ärkan kell 5. Et see, mis võib-olla nagu veel siia juurde ära mainid, et see tegelikult tähendab ka seda, et ma lähen magama kella 9-10 vahel. Et kui ma lähen magama kell 12, siis ma võib-olla esimene päev suudan kell 5 ärgata, aga juba mingi päev ma ei suuda, eks ju. Ma just tahtsin küsida, et see küsimus alati, kui keegi ütleb, et ma ärkan kell 5, et okei, aga mis kell sa magama lähed? Et see on hästi oluline ja ma olen jällegi ennast jälgides saanud aru, et mulle tegelikult see see õhtu uni mõjub kõige paremini, siis ma puhkan kõige paremini välja. Et nii kui ma seal lähen 10:30, siis ma juba tunnen hommikul, et täna ei ole nii hea, eks ju. Et eile ka me tulime maalt linna suhteliselt hilja ja ega ma täna hommikul kõige värskem ei olnud selles mõttes, et see kohe nagu mõjutab. Ma tahan ühe asja küll küsida, kuna sa näed enda ettevõtet tehes väga palju juhtival positsiooni naisi, eks ju, nii-öelda neid boss lady'sid nagu öeldakse, eks. Ja need on ka sageli emad, eks ju. Kas sa näed, et teil võivad ka mingisugused ühised harjumused olla? Oled sa klientidega üldse nii familiaarne, et sa oled paiskanud selliseid asju õhku, et kuidas nemad oma päeva kasutavad? Ei, me väga palju räägime sellest. Milline on Eesti ettevõtja naine siis? No tegelikult on nagu erinevaid naisi, aga ma näen ikkagi väga palju seda, et seesama nii-öelda trenni tegemine, see nagu ikkagi väga paljudele töötab väga hästi. Et see ongi see enda aeg, et ja kuidagi sa teed ju ka seda enda heaks, nii enda vaimse kui füüsilise tervise heaks, eks ju. Et võib-olla meil on kogu aeg selle trenni tegemise mõttes see füüsis olnud nagu esirinnas või ületähtsustatud, aga mina täna nagu võtan seda nii, et see füüsiline hea vorm kaasneb lihtsalt boonusena, sest et tegelikult see on ajupuhkus. Et see on nagu kõige tähtsam ja ma arvan, et sellepärast ka väga paljud edukad naised teevad seda. Et jah, me tõesti nagu räägime päris palju sellistest nagu isiklikest asjadest ka ja see ongi see, et ma olen selle usalduse võitnud, et ma ei lähe siis neid jutte kuhugi edasi rääkima, eks ju, selles mõttes, vaid see ongi meil omavaheline, eks ju, vestlus ja see on nii tore, sest et tegelikult ise ka õpid väga palju selle läbi ja jällegi saad kellelgi nippi. Et kui mina näiteks tükk aega, jällegi võib-olla üks nipp, mis enne jäi mainimata, et alguses lastega ma ikka koristasin ja kõike tegin ise. Tänaseks ma olen koristaja võtnud, kes meil 2 nädala tagant käib, et muidugi seda korrastamist ja toimetamist on iga päev endiselt, aga lihtsalt, et sa mingitest tegevustest nagu pääsed tegelikult tänu sellele. Ja ma olen seda võtnud nii, et kui mul algul ka just
kuidagi vanema generatsiooni poolt natuke tuli see, et kas siis tõesti ise ei jõua, eks ju, aga küsimus ei ole selles, kas ma jõuan või ei jõua. Loomulikult ma jõuan. Ma võtan selle aja kuskilt, aga samas ma mõtestasin seda enda jaoks nii, et ma võtaksin selle aja ju oma laste arvelt. Et see on nagu tähtis. Just tahtsin öelda, et see ju peab millelegi ei ütlema, et millelegi jaa öelda ja vastupidi ka. Täpselt. Ja samas on ju võimalik mingeid teenuseid ju tänapäeval eriti ju sisse osta, et milleks siis seda kõike nüüd ponnistada ja ise teha, et kui pigem saad luua seda kvaliteetaega oma perega. See on Eestis veel, et ei ole see, ma arvan, et see vaikselt muutub, hästi vaikselt, et see ei ole võtnud veel mingisuguseid mõõtmeid veel, aga ma tean, et Lõuna-Euroopas on see tegelikult väga normaalne. Ja, no see ongi mujal maailmas on see tegelikult täiesti normaalsus, eks ju, aga meil on kuidagi see alles nii-öelda, ma ütleks lapsekingades, eks ju, et ega endal oli ka esimese hooga võib-olla nagu, et okei, kaalud ja mõtted, siis pärast mõtlesin, et oleks pidanud juba varem seda tegema. Ja, et meil, ma arvan, ju vist tuleb välistabi on üldse raske võtta vastu. Võib-olla ka, et ühiskonnad tuleb kohe, et ega sa mõisapreil ei ole. Et see Eesti ühiskond, et see natuke võib-olla see talupoja kultuur, et me olemegi harjunud kõike ise tegema, eks ju, ja see on väga tore, mulle väga meeldib ise nagu teha, aga ongi, et mingeid asju saab lihtsustada või näiteks, mis hästi koroonaga ju muutus normaalsuseks, et me kõik täna tellime toitu koju. Tagantjärgi mõtlen, miks ma raiskasin seda aega ja käisin ja miks ma tassisin neid raskeid poekotte üldse, et tegelikult ju ebamõistlik selles mõttes. Inglise keeles on see hea väljend, et võib kasutada erinevates kontekstides pick your battles ehk kas mingi asi on seda väärt, et punnitada. Täpselt, et sa saad nagu need asjad nagu perspektiivi nagu tõsta, eks ju. Sa ennem korra mainisid trenni ja sporti ja seda, et füüsiline keha tuleb siis nagu boonuseks, eks ju, see hea vorm nii-öelda. Kas te ka sellistel teemadel, mainisid ennem, et te teete väga palju nagu, või te teetegi kõik oma rõivad teete siis nagu custom tailored, eks ju? Selles mõttes jah, et meil on suurusnumbri põhised tooted olemas, aga ikkagi me see tugevus on see, et me teeme nad mõõdu järgi. Kuidas sa ütled, et kuidas need värsked emad, et kas on ka mingi teatav ebakindlus tuleb, et pärast lapse sündi, et kuidas sina näed, et nad taastavad näiteks selle heaolu tunde, et kas see ongi siis see, et ma saan käia sportimas, ma saan kvaliteetset riideid kanda? Ma arvan, see on jällegi inimestel nagu inimeseti tegelikult väga erinev, et kellele mis nagu tegelikult lõppkokkuvõttes toimib, aga ütleme, mida meie nagu aitame Marimuga teha, eks ju ongi see, et ma ise just olles 3. korda selle läbi teinud, ma saan nagu väga hästi aru sellest ebamugavustundest, kui sa oled harjunud ennast peeglist vaatama ühtemoodi ja siis sa järsku oled nagu teistmoodi nii-öelda. Et see võib olla ju mööduv nähtus, aga ega ta 100% sul ei pruugi nagu taastuda see kõik, mis enne oli. Et seda ma nagu näen meil päris palju ja just ikkagi ongi naised, kellel on lapsed, et see väike kõhuke ei kao ära või mingid asjad või et enne ma olin selline hästi saleda pihaga, nüüd peale lapsi tegelikult enam ei ole, eks, et neid asju ma näen ja ma püüan nagu selles mõttes toetada ja aidatagi siis leida need rõivad, eks ju, milles sa tunneks ennast nagu nii hästi, et sa seda nagu kuidagi, et see ei ole su esimene asi, mida sa sinna peeglisse vaadates nagu näed, eks ju, et täna ka, et mul on see kleit seljas, et meil ennem oli juttu ka, eks ju, sellest kukkuva pihaosaga lõikest, et see on ka näiteks see, milles mina olen ennast väga hästi tundnud, et ma kandsin seda varem enne nii-öelda laste saamist, siis ma kandsin teda raseduse ajal, väga hea kleit, kõht mahtus sisse ära ja siis peale rasedust on ka selline mugav, et sa nagu ei pea ennast ebamugavalt tundma, et ma ei ole veel saavutanud oma seda vana ümbermõõtu, eks ju. Et selles mõttes jah, tuleb nagu, et väga ägedaid ilusaid asju saab kanda, aga lihtsalt tuleb valida too moment siis need õiged asjad, eks ju, aga tihti on see, millega joostakse ummikusse, et ei osata seda õiget toodet valida. Et jah, see on selline emotsioon jälle. Veidike kattub vaata selle teemaga, mis me just rääkisime ka, et sa ikkagi täidad selle oma klaasi ennem ära, et sa tunned enda rutiinides ennast hästi, enda pereolus ennast hästi ja siis kõik, kui sul nagu kui see pilt ei ole selline, mida sa tahaksid, et ta praegu on, sul on alati võimalik veel kuhugi poole ennast suunata.
et aga ise hästi teadlikult neid samme iga otsusega nagu teha ka vaata, et kas siis selle rõivavaliku kohta, et noh, et sinnamaani välja, et see naine, kes on juba nii mõnes mõttes ka hädas, ütleme näiteks, et sa oled ema, sa oled 3 last, sul on edukas ettevõte, kõik see, et siis need väiksed ampsud ikkagi moodustavad terve su päeva, vaata. Just, et sa pead nagu igas aspektis, jah just, et tegelikult on see, et sa pead nagu ise olema see esimene koht nagu enda jaoks. Aga tihti juhtub see, et me seame lapsed kõige esimeseks. Et me oleme mehega ka seda arutanud, et esimene oleme me nagu nii-öelda mina iseendale ja tema siis iseendale, siis tegelikult seejärel tuleb suhe ja siis tulevad lapsed, sest et muidu on see, et kui lapsed võtavad kõik üle, siis sul ei ole ühel hetkel iseennast ja sul ei ole ka suhet, eks ju. Aga seda on päris jälle raske nagu hoida, sest et lapsed, nagu ma ütlesin, nad võtavad jõuga, et kui me isegi näeme, et me püüame mehega midagi arutada ja kui nad näevad, et me hakkame rääkima omavahel, siis nad tulevad, emme, ma tahtsin seda küsida, emme, mis sellega on või siis issi, mul on seda abi praegu vaja, et nad koheselt nagu segavad vahele. Et selleks on muidugi kuskilt, ma ei mäleta kust, lugesin väga hea nipi ühel hetkel, kui see juhtuma hakkas, et ütlegi lapsele, et emme issi räägivad oma jutu ära, siis me räägime sinuga, et sest nemad ei saa aru, et nad midagi valesti teevad, aga see on lihtsalt nende nagu nii-öelda siuke intuitiivne reaktsioon sellele. Ja lastele tihtilugu ma olen oma emale tänulik, et tema võttis ka väga tihti sellise joone, ütleme siis minuga, et kui ma tegin midagi valesti või mis iganes, et ta alati võttis mulle nagu kõrvale ja ta kuidagi rääkis minuga nagu nii-öelda väikse täiskasvanuga kuidagi need asjad läbi lihtsalt, et seletas rahumeelselt, mitte ei läinud reageeringusse, et tihtilugu me oleme kõik nii väsinud, päev oli ka, ma tea, oli nagu oli ja siis laps ka kiusab ja siis sul tuleb kohe see reaktsioon, et aga võtta võib-olla need hetked, et rahulikult ära rääkida, siis laps tegelikult õpib väga kiiresti. Ja lapsele peabki seletama, et mida mina olen ka nagu õppinud, et ongi see, et me võtame iseenesest mõistetavana, aga tegelikult nende jaoks ei ole need asjad iseenesest mõistetavad, et sellepärast ongi, et kui mingi asi sa ütled, et aga see on nii, siis tegelikult nagu sellest on vähe talle, sa pead ära seletama. Või tihtilugu mind alati kummastab, et kuidas ma kuulen kõrvalt naised ütlevad, emad ütlevad oma lapsele, et olen nüüd hea laps. Siis ma tihtilugu mõtlen, et ei tea, et kas see laps tegelikult teab ka, mida see tähendab, et olla hea laps, kas see tähendab, mis nagu kontekstis ma nüüd hea olen? Et millal ma olen hea ja millal ma olen halb. Et tihtilugu ma arvan, et kas siis laps võtab, et okei, hea tähendab, et olla vait lihtsalt, et kas nüüd ma olen hea. Ja, nad ei saa sellest teha aru ja tegelikult nagu mida ma olen ka nagu laste enda pealt õppinud, et kui nad midagi teevad nii-öelda hästi või nad ei tea seda nagu nii-öelda ka hästi tegemist või nagu tubli olemist. Pigem on see, et ma sain hakkama. Et nende jaoks on see, et aga ma sain nüüd ise hakkama, sest nende jaoks ongi ju, nad õpivad ju igat asja, nad õpivad iga päev uusi asju. Et selles mõttes ja ma olengi siis hakanud ise ka peegeldamagi nii, nagu tema seda tajub ja tunneb, et aga sa said nüüd nii hästi hakkama või sa tegid selle ära, vaata, eks ju. Et siis see oleks nagu sellel tasemel, kus tema suudab nagu aru saada, mis ta siis nagu hästi tegi, eks ju. Kas su tütar vahest ütleb ka, et emme tee mulle kleidikesi? Mul tütar pigem ütles ükskord nii, et emme ei oskagi õmmelda, emmel on töötädid. Aga ta lihtsalt ei tea, et kõik algas sellest, et emme ise õmbles kõik asjad, eks ju, et nüüd täna lihtsalt tõesti ma sinna masina taha väga ei jõua, aga ei, ma väga tihti ei tee. Ma olen nagu mõned asjad teinud, aga pigem see on jällegi see, et ma kindlasti ühel hetkel tahaks võib-olla rohkem teha, aga see on selline natuke võib-olla nice to have tegevus, sest et nii palju on tänapäeval nagu asju võtta ja pigem ma püüan teha nii, et luua neid mälestusi koos, et me käime koos nagu väga palju väljas, metsas, looduses, et me ehitame enda maja ka hetkel nagu Tallinna linnast väljapoole, et siis me püüame seal käia, et nendel juba oleks nagu nii-öelda tuttav koht, eks ju, et püüame nagu muid asju teha, jah. Aga räägi veel Marimost paar sõna, et mis on teie tulevikuplaanid? On midagi sellist veel, sa rääksid, tahaksid naiste kollektsiooni täiendada, aga kas on nagu midagi, kui sa lubaksid endal nagu unistada hästi suurelt?
ja neid unistusi ikka käib pidevalt läbi, et selles mõttes üks asi, mida ma just siin ühes intervjuus ka välja ütlesin paar nädalat tagasi, et seda ma olen pikalt nagu mõelnud ja tahaks ühel hetkel, et Kate Middleton kannaks Marimad. Et see on muidugi selline unistus, milleni ongi mitte liiga vara mõistlik jõuda, sest siis sul võib ettevõtte pankrotti minna, selliseid näiteid on nagu minevikust olemas, eks ju. Et lihtsalt nii palju tellimusi tuli, et ei jõutud seda nagu ära deliverdada, eks ju. Aga pigem nagu, et see on selline nagu tore unistus, mida välja öelda, aga samas nagu ikka põhiline teema on see, et nagu järjest rohkem naisi siis päriselt aidata üle maailma, eks ju. Et ma näen, et meil on see võimekus olemas, meil on siin neid mõtteid, kuidas seda veel rohkem teha ja mitte siis ainult nagu läbi nii-öelda meie rõivaid müües, eks ju, ja siis klientidele seda infot kaasa andes, vaid ongi just läbi nagu online'i rohkem veel ja teadlikumalt, et see on see suund, kuhu me nagu liigume. Ja siis mul on endal tegelikult mõttes üks raamat kirjutada ja kuidagi ma olen seda kogu aeg terve elu mõelnud, et ma tahaksin seda teha. Täna nagu vaikselt hakkabki see visioon nagu kokku jooksma, et mis see siis olla võiks ja siis selles suunas ma nagu püüan neid tegevusi praegu siis läbi mõelda. Kas see on autobiograafia? Ei, seda mitte. Pigem ma tahaks nagu ikkagi läbi enda selle tegevuse, mis ma olen kõik nagu läbi teinud, et siis aidatagi nagu teisi, eks ju, kellele võiks sellest minu nii-öelda toimetamisest ja minu ideedest ja mõtetest ja tegevustest kasu olla. Ma just tahtsin küsida, et kui sa soovitaksid midagi inimesele, kes soovib moevaldkonda tulla, liikuda, siis kas sul on mingisugune mõte, mis on ka väga selgelt juba näiteks sinna Kasi raamatusse juba kuhugi drafti kirjutatud, et mida sa näed? Ma pean tunnistama, ma veel drafti üle kirjutama hakanud. Sinna ma olen veel jõuan, et ma nagu selles mõttes olen seda mõtet lihtsalt nüüd uuesti hakanud oma peas mängima, et see on nii huvitav, et kuidas tegelikult nagu lastega jääb seda aega vähemaks, aga ma olen nagu märganud, et ongi see produktiivsus nagu tõuseb, et siis mingid asjad, mida muidu mõtlesin, et ma ei jõua ära teha, siis kuidas ma nüüd jõuan, on ju. Aga see nõuanne, ma arvan, on see, et ole nagu järjepidev ja ära anna siis esimese raskuse ilmnedes alla, sest neid raskuseid, kui sa oma asja teed, mis sulle väga meeldib, neid on väga palju, sest sa elad kõike väga hingest nagu läbi ja selles mõttes on raske. Et kui ma sisenesin moevaldkonda, siis mul jah, ütleme nii, et siis tulevane abikaasa ütleski, et see on nagu väga-väga raske, et see esimene kohtumine oli see, et ta praadis mind, ma arvan, erinevate küsimustega mingi 1,5 tundi, et lihtsalt aru saada, et kas ma üldse olen nagu see nii-öelda ettevõtja materjal, eks ju. Et sest see on siuke raske tee, mida nagu käia, et ega niisama ei öelda, et ettevõtjaks sobib tegelikult ainult 5% inimestest, eks ju, et sa pead nagu olema hästi, mis ma olen enda jaoks võib-olla lahti mõtestanud viimasel ajal, hästi paindlik, et sa pead väga paljude erinevate asjade vahel suutma nagu siis kuidagi selle tasakaalu leida. Ja et kui me isegi ei räägi nagu lapsed ja ettevõte, mitte sellest situatsioonist, vaid ettevõttes üldse, et sul on oma visioon, siis on töötajad, siis on kliendid, kellest lähtuvalt sa pead tegelikult kõiki asju ju nagu välja töötama ja arvestama, sest muidu nagu kellele sa teed seda üldse, eks. Et selles mõttes peab selline paindlikkus olema ja siis läbi selle veel selles kõiges nagu hoida seda oma visiooni ka ja jõuda selleni, mida sa siis tegelikult oled nagu mõelnud, eks ju. Et pigem mitte jääda jäigalt kinni ei ühe ega teise arvelt nagu, et ei ole alati, mulle hullult meeldib selline väljend, et klient on kuningas, eks ju, aga ta peab oskama kuninglikult käituda. Jah, no see on õige jah, selles. Et siis ongi, et sa tuled keskväljakule kokku kõikide oma visioonidega, kliendi poolse tagasidega ja kõik see, mis on ka nagu kasumlik siis põhimõtteliselt kõigile. Ja, et sa pead kuidagi ja mis võib-olla on, et mis mina olen hästi tugevalt nagu püüdnud säilitada, on see inimlikkus ka seal juures, et ei saa, ma ei tea, minu meelest see ainult nagu raha nimel töötamine või siuke kasumi peale väljas olek, et see nagu, ma ei tea, kui sa sellest aspektist lähtuvalt tahad midagi tegema hakata, no siis see peab olema mingi väga lihtne nagu äri, eks ju, aga kui sa tahad ikkagi päriselt mingit väärtust maailma luua või midagi päriselt nagu teha, päriselt aidata, et siis seal peab jah, see on nagu teine asi, et sa ei saa ainult mõelda nende numbrite peale, et see number peaks olema siis sellega kaasuv nähtus nii-öelda, eks ju.
et kui sa tõesti teed hästi, siis see tulemus nagu tuleb. Öeldakse ka ju, et raha on kõrvalprodukt. No eks ta tegelikult lõpuks on, aga samas me oleme nii sellises maailmas, et kõik on nii materiaalne, eks ju, ja see raha on tegelikult väga oluline ja seda kindlasti ei saa üldse alahinnata, seda raha tähtsust, eks ju, aga lihtsalt, et jah, et kui sa tahad nagu midagi päriselt teha, siis ma arvan, et kui sa mõtled enne rahale ja siis teed, siis see nagu tegelikult ei tööta lõpuks. Pigem nagu mõtle sellele, mis sa teha tahad ja siis see raha tuleb sinna nagu juurde. See on väga ilus mõte, millega meie kohtumine, ma arvan, ka täna siin võib-olla kokku võtta. Kuigi mulle tundub, et Mari-Liisiga võiks lihtsalt rääkida nagu lõputult lihtsalt. Ja kuidagi meil oli nii palju teemasid minu meelest ka, mis me praegu läbi käisime ja nii palju ongi rääkida, et endal on ka selles mõttes täitsa nagu tore, et kuulad ja mõtled, et ja siis oleks veel rääkida, siis on see mõte, et materjali. Jääme ootama siis sinu raamatut, kus saab võtta ja joonida alla ja mõelda kaasa samal ajal. Mulle tundub, et see on selline hea mõte, mis üks moment nagu ära vormistada. No igal juhul sul on vähemalt 2 lugejat juba olemas. Väga tore. Ma alati ütlen, et kui vähemalt ühte inimest minu esinemine inspireeris, siis on juba väga hästi. No, ma usun, neid inimesi on juba tänaseks päris palju. Mulle tundub nii. No ma selles mõttes jah, ikkagi nagu, kuigi me ju kõik oleme enda vastu alati hästi kriitilised, ise tahaksime alati kõike paremini teha, siis ma püüan tihtipeale viimasel ajal just võtta selle sammu tagasi ja mõelda, et mis ma tegelikult ära olen teinud, sest me ise kipume jääma kinni sinna, et mul on veel see saavutada ja siis mul on veel see eesmärk, aga kui tegelikult võtta nagu tagasi, et kust ma olen tulnud ja kuhu ma olen jõudnud, et siis mõtled, et okei, et tegelikult see on ikkagi päris hea teekond olnud ja päris palju on saavutatud ju tänaseks, et peab ennast nagu vahepeal ka nii-öelda kiitma ja analüüsima teisest perspektiivist. Aitäh sulle, Mari-Liis, et sa tulid. Ja tore oli teiega. Ja meile ka. Aitäh sulle. Ja järgmiste kordadeni siis meie kuulajatega ka. Ja, Tšau.